Messil ringi jalutades komistasin ühe vahva ettevõtte otsa, mille nimeks on EHL Profiles. Neil on väga vahva liistuvalik. Lähemal uurimisel selgus, et tegelikkuses on tegu uue kaubamärgiga, mis on saanud ettevõttele Eesti Höövelliist. Ja mitte ainult. Nimelt Eesti Höövelliist paar aastat tagasi ostis ära ka sellise firma nagu Liistuvabrik. Nii et tänaseks siis Eesti Höövelliist ja Liistuvabrik on kokku ühe nime all EHL Profiles ja vaatame lähemalt, mis kaupa tänapäeval liistumaailmas pakutakse. Liistude maailmas on muutunud see, et neid pigem kasutatakse rohkem kui vähem. Et kui üldiselt inimesed on jäänud lihtsa põrandaliistu ja uksepiirde liistu juurde, siis nüüd on pigem see more is more. Et neid võiks panna igal poole seinte peale, lakke, karniiside ja rosettidega, teha seintele vaheliistudega, liistu ruudustikke, nii et mida rohkem, seda uhkem. Mis on liistude maailmas tehnoloogiliselt muutunud? Neid on erinevate materjalidega, see oleneb nüüd sellest, et kuhu sa neid paigaldad või millised on ruumitingimused. Seal tasuks siis silmas pidada seda, et kas on ebaühtlane tasapind, mis on üldiselt hästi suureks probleemiks, kuidas on niiskustase, kas on temperatuuri kõikumisi, seega EHL Profilsil on siis nüüd kahes sordis, on MDF-ina ja on puiduna. Nii et kui sul on ruumid võib-olla rohkem niiskemad, siis kasutada puitu. Kui vähem, siis minna MDF-i peale. Kui paigaldamist räägime, siis ikkagi liistu algusaegadel käis liist seina suure tõenäosusega naeltega. Et mis selles vallas muutunud on? Naelad on kusjuures jäänud, aga on lisandunud kruvid ja on olemas ka täiesti kahte sorti kinnitusklambrit. Nii et vastavalt sellele, milline on jälle see aluspind, vastavalt sellele saad valida, millise kinnituse sa paned sinna. Neil on siis uue uudistootena siis väljas viimistluspaneelid ja lisaks on veel vaheseinad. Need on põhimõtteliselt sarnane asi nagu viimistlusplaneel, aga neil ei ole taga seda plaati siis, eks ju. Ja neil on neid ka kahte sorti. On sellised, mis on ainult ilu eesmärgil, dekoratiivsena ja on siis sellised, mis on praktilise eesmärgiga ehk siis heli summutavad. Nii et kui sa ei taha oma naabreid kuulata või sa tahad kaja kodust ära saada, siis võtke see vildi põhjal siis. Liistuvalik on tegelikult keeruline töö, sellepärast et liist tuleb justkui välja valida kaupluses, aga seina läheb ta kodus. Nüüd televaatajad, kellel ka võib-olla on liistu valimine parasjagu käepärast, ma suunaksin teid EHL Profiles veebilehele. Nendel on seal üks täiesti ahjusoe vahva disainiprogramm, kus siis sellises virtuaalses keskkonnas saate te erinevaid liiste seina äärde proovida ja teil tekib aimdus, kuidas üks või teine liist välja näeks, kuidas selle liistust vormistatud seinanurk välja näeks. Et kui me võtame sellise suure, natukene keerulisema ja julge põrandaliistu, siis selle ettekujutamiseks selline virtuaalne programm on kindlasti palju abiks, nii et kohe reklaamipausi ajal saate suunduda sinna veebilehele ja võib-olla juba oma liistu välja valida.